Tere, hea kuulaja! Algab saade Õpime koos ning sinuga on Signe Salumäe. Ja täna olen tulnud Tallinna Ülikooli raamatukokku, et siin saada kokku ühe väga särava õpetajaga, kelleks on Kaidi Õismets. Tere, Kaidi! Tere, Signe! Mina tean sind tegelikult rohkem kui Kaidi klassiruum ja sinu selline see persooni bränding ja sotsiaalmeedia kuvand on minu jaoks väga tugev, et just eelmises saates, kui Triinu Pääsikuga salvestasime, ütlesin ka, et ma lähen Kaidi klassiruumiga saadet tegema, et see näitab midagi, et sa oled silma jäänud ja jäid ka meile silma. Ja kui me küsisime oma kuulajate käest, et keda te tahaksite saatesse, siis mainiti sind ja öeldi, et just selliseid ägedaid, noori õpetajaid, säravaid, kes teevad midagi natuke teistmoodi. Nii et ma loodan, et sa jagad täna meiega oma loomeprotsessi ja seda siis mida ja kuidas sa teed. Aga alustaks sellest, et räägi lühidalt, et kuidas sa jõudsid õpetajaametisse ning kus sa siis praegu üldse töötad ja kellena sa töötad? Õpetajaametisse ma jõudsin tegelikult sükest natuke naljakat teepida, et gümnaasiumis mul esialgu oli üldse plaanis õpetajaks minna, mul oli üldse süke täiesti teine 5-aastaku plaan, aga siis ma käisin Rajaleidjas ja tegin seal seda testi, et milline amet mulle sobiks ja kuna ma olin parajasti oma 11. klassi loovtööks, olin teinud ühe inglise keele töövihiku algklassidele, siis Rajaleid ja sealt see tädi soovitas, et kurat, et äkki sa tahaksid eripedagoogiks minna, et mulle tundub, et sulle nagu meeldib asju ise luua ja et sulle ikkagi see õpetamine nagu sobib ja ma võtsin seda täiesti kinnise teeks, mulle hullult meeldis see, et jess, mina lähengi eripedagoogiks õppima. Ja siis ma rääkisin seda oma ristiemale ja siis ristiema ütles ka, et issand Kaidi, et ei tea ikka, et sa oled nii hella hingega, et ära eripedagoogiks küll mine, et mine klassiõpetajaks. Ja siis ma kaalusin seda tükk aega veel, rääkisin vanematega, nemad hullult ikkagi poolsid, et ei, tee mis ta tahad. Aga siis ikkagi kuidagi oligi nii lõpuks, et kui oli vaja neid avaldusi teha ülikooli, siis ma tegin ikkagi ainult klassiõpetaja erialale, rohkem kuskil ei proovinudki ja olin 100% kindel, ma saan sinna sisse ja lähen sinna. Ja sinna ma sisse sain ja nii, et tegelikult hoopis ristiema soovitusel läksin klassiõpetajaks tegelikult. Ja Haabnamme kooli ma jõudsin nõnda, et oli esimene ülikooli aasta ja minu kursaõde soovitas, et kuuled, et tema töötas Viimsi koolis, asendas seal ja ütles, et kuuled, et Haabnamme koolis otsitakse abiõpetajat, et kandideeri sinna. Ja siis ma mõtlesin, et kes see mind ikka tahab esimesel kursusel, kus ma niimoodi lähen. Aga siis kandideerisin, unustasin isegi CV kaasa saata, saatsin ainult oma motivatsioonikirja. Ja siis helistatakse mulle, et kuuled, et tahaksime sinuga kohtuda, et saad igaks üks CV-ga. Ja siis niimoodi ma sinna läksin ja siis esimene aasta olin abiõpetaja ja läksin sinna tööle. Nii, et kaua sa siis töötanud oled seal? Nüüd mul jookseb 7. aasta. Ja juba siis esimesest kursusest peale? Ja esimese kursuse kevadel kandideerisin ja siis augustis alustasin tööd, nii et teise kursuse alguses alustasin, läksin abiõpetajaks. Ma eeldan, et sa ei olnud saanud üldse praktikat enne seda, et ülikoolis ainult teooria ja praktikat läksid siis ise tööle saama. Umbes nii see oli, jah. Et ma ei mäleta, võib-olla meil mingid vaatluspraktikad minu arust ikkagi olid olnud, aga see esimene aasta selles mõttes oligi, ma praegu täiega soovitaksin kõikidele tudengitele minnagi kuskile abiõpetajaks, sest et see oligi nagu elu parim praktika, mis mul üldse on, sest et ma saingi terve aasta vaadelda kolleegide tunde. Kogu aeg sain selles mõttes analüüsida, et see on äge asi, seda ma tahaksin ise ka teha. Või siis vaatan, et päris nii ei tahaks teha, et ma teeksin teistmoodi. Et tegelikult mul ei olnudki endal nagu otseselt mingeid väga suuri teadmisi vaja seal, sest et ma tegelikult olingi lihtsalt õpetaja tugi ja mindki suunati, et öeldigi, et see on see õpilane, kelle kõrval sa nüüd pead olema ja või et tee nii ja tee naa, et selles mõttes oli just väga-väga hea, et ma arvan, et see on tõesti üks parimaid asju, mis sai juhtuda, et ma sinna tööle sain. See aitas kindlasti ju ülikooli õpingutele kaasa, et sa läksidki selle siis nüüd päriseluga sinna teooriat taha saama. Aga kui sa nüüd mõtled, et siin ka praegu paluti ju tudengitel appi tulla, et kas sa oleksid ka valmis olnud esimesel kursusel kohe õpetama ise, et ollagi päris õpetaja? Või on seda liiga palju? Ma ei tea, ma arvan, et ma olin siuke entukas, et ma oleksin sinna läinud küll. Hakkama oleks ikka saanud. Jah, just, et küll ma hakkama oleks saanud, aga selles mõttes ikkagi ma tunnen, et see esimene aasta seda vaatlemist oli ikkagi väga suureks plussiks, et ma teadsin täpselt juba, et üks asi on see, et sa pead õpetama hakkama neid lapsi, aga teine asi on ka see, kuidas sinna süsteemi sisse sulandub kõik need üritused, kõik need igasugused kokkulepped,
mis iganes seal näiteks see kas või, et ma ei tea, mis aktused kuskil on, kuidas meil kooli sünnipäeva tähistatakse. Et ka kõik see, et ei ole ainult lisaks see, et sa pead nende õpilastega tegelema, et sa pead ka kõige muuga selle tagataustega tegelema, et kuna mul juba see oli ka nagu olemas, siis ma nagu sellepärast üldse ei pidanud muretsema, et jah. Et see koolikultuur oli sulle, sai selgeks kohe esimesel aastal ja hea oli kohe jätkata siis samas koolis ja samade lastega. Aga nüüd see esimene aasta on ju, et need õpetajad, keda sa jälgisid, kas nad olid sulle ka mentoriks kuidagi, et juhendasid nad sind siis või aitasid nad sul kasvada õpetajaks ka ülikooli õpingute ajal või pigem nemad tegid oma asja ja sina nii-öelda siis aitasid, kuidas sa said? Pigem need, kellega ma esimene aasta olin seal kõrval, nemad tegid pigem oma asja, mina tegin enda asja. Et, aga mul oli, kui ma läksin niimoodi, et ma sain oma klassi, siis mul oli küll oma mentor. Et mul oli koolipoolne mentor ja siis tegelikult, kui ma hakkasin praktikat tegema, siis mul oli ka veel kooli poolt veel nagu praktikamentor, eks mul tegelikult oli nagu 2 mentorit. Et see oli, nemad olid siis need, kes nagu tõesti pidevalt käisid tunde vaatlemas ja kogu aeg toetasid ja nende käest sain hästi palju küsida. Kuigi ma ka nendega suhtlesin hästi palju, kelle tunde ma esimesed aastad nii-öelda vaatasin ja kellel ma abiks olin, aga nad kuidagi olid sellised pigem nagu üksikud hundid, sellised üksinda tegutsejad, et... No aga kooli sa siis mõnusalt sulandusid sisse, 2 mentorit veel juhendasid ka, aga ometi jõudsid sa nüüd hiljaaegu uuesti haridusmentorluseni ja mitte siis oma koolist, et sa oled ju kogenud õpetaja, aga jõudsid haridusmentor Triinu juurde, et temaga just ka salvestasin saate ja väga huvitav oli kuulda, et kuidas siis see teie koostöö toimis, aga kuidas see alguse sai? See sai alguse nõnda, et nii nagu Triinu ikka paneb hästi selliseid mõtlema panevaid igasuguseid teemasid ja küsimusi endal sinna stooridesse. Ja ta tookord postitas sinna, et mis oleks üks asi, millest sa tahaksid oma töö juures loobuda, et mida sa nagu ära annaksid ja mis on üks asi, mida sa tahaksid töö juures rohkem nautima hakata. Ja ma vastasin sinna, et ma sooviksin rohkem nautima hakata arenguvestluseid. Ja tema kohe sealt tõmbas teema üles ja kohe kirjutas mulle, et no nii, väga põnev, et need on küll asjad, mida võiks ju nautida. Et tõesti võiks, et neid tuleb ju aastas ikkagi 26 tükki teha ja need olidki mul üsna juba tobedalt niimoodi kevadesse jäänud, et ma olingi neid juba planeerinud sinna aprilli ja maikuu lõppu. Ma üldse ei tahtnud neid teha, ma kuidagi olin neid hästi nagu edasi lükanud ja hästi sellised vastu karva juba oli see. Ja siis Triinu ütles, et kuule taga, et teeme ära, et võtame käsile ja siis hakkasime tegutsema. Ja kuidas see koostöö siis välja nägi? Mis oli siis tema selline panus ja mis siis sina tegid? Kas tema tegi sinu eest ära kõik arenguvestluse nii-öelda mingid ettevalmistused või? Ei. Meil natukene oli teistmoodi võib-olla, kui muidu see haridusmentorlus käib. Et kuna juba oli natukene kiire ka, et oligi juba seal siuke aprillikuu ja siis meil see kõik läks hästi intensiivselt. Et muidu, kui seal vahepeal saad natukene rohkem seedida neid teemasid ja mõelda, siis meil oli siuke laks, et ikka mitu siukest põlevat teemat nädalas ja järjest pidin kogu aeg tegutsema sellega. Aga meil oli selline pidev vestlus, saatsime oma vahel sõnumeid, saatsime oma vahel häälsõnumeid, meil otseselt siukest ühtegi kõnet ei olnudki, vaid oligi siuke pidev siuke ideede põrgatamine. Ja siis mina saatsin kogu aeg oma igasugu neid jooniseid ja igasugu skeeme, mis ma olin vahepeal teinud ja siis tema jälle vahepeal tagasi sidestas. Aga minu jaoks oli huvitav see, et Triinu tegelikult andis valiku, et kas ta ise suunab, annab mulle mingi siukse suunitluse, et annab mingid küsimused asjad või ta siuke kuidagi annab väikse nagu mingi otsa kätte, aga tee ise. Ja tegelikult ma ikkagi nagu pigem eelistasin alati seda, et ma tahtsin ise nagu teha seda, et ma ei olnud niimoodi, et okei, ja ütle mulle nüüd. Sest et ma tundsin seda, et ma olin sinnamaani juba neid arenguvestlusi nii mina teinud nii, et kogu aeg keegi on mulle midagi ette öelnud ja mingid ankeete ette andnud. Et ma tundsingi, et ma tahangi, et see oleks nüüd täpselt nii, nagu mina tunnen, et see võiks olla. Et
et selles mõttes oli tore, et jah, et Triinu ei teinud midagi minu eest ära, vaid ta pigem natukene siis suunas ja aitas ja siis ma sain nagu ise pusida ja ise mõelda ja kuigi vahest ma olin küll vihane, mõtlesin, et oli vaja siis, et öelda talle, et ma ise pusin, et oleks võinud ju öelda, et noh, et jah, et noh, ütle mulle need asjad ette, et oleks ju palju lihtsam olnud. Et vahest ma mõtlesin küll mingeid asju ikka päris tükk aega ja tegin igasugu skeemi ringi ja mõtlesin ühtepidi ja teistpidi, et aga tehtud sai, jah. Kas sa saad jagada, et mis sa siis välja pusisid, et õpetajad, meie kuulajad saaksid ka midagi kaasa võtta? Jaa, ma olin esiteks kõik need ankeedid, mis ma olin küll mingil määral nad ise kokku pannud, aga ma olin kogu aeg saanud kolleegidelt siis mingeid ankeete, et võt, need on nüüd need õiged küsimused, mida tuleb küsida. Ja ma kuidagi ise tundsin nüüd siis eelmine aastat 5. aastaks, et kuidagi nagu need küsimused nagu ei ole see, mida mina tahan teada, ja ma tundsin, et see ei anna mulle midagi, see ei anna nagu lapsele midagi ja tihtipeale olidki just need küsimused siis, et me arutasime lihtsalt hinnet üle näiteks, et kuidas sul läheb loodusõpetuses ja kuidas sul läheb matemaatikas ja võeti iga nagu aine kuidagi hästi konkreetselt läbi. Ja ma tundsin, et see ei ole nagu see, mis oleks edasi viiv jõud. Ja siis ma tegin need ringi, tegingi rohkem tegi nagu õpilase eneseanalüüsi peale rohkem, et ta hindakski, et ise lihtsalt, et mis ta, esiteks juba see, et õpilane sai ise valida need teemad ja need küsimused, millest ta tahab rääkida. Et kui ma tunnen, et ma ei taha mingit teemat puudutada, siis ma ei pea seda puudutama. Mul oli ette valmistatud selline nagu teekond, mul olid põhiteemad seal ja iga teema all olid siis mõned küsimused, millest ta siis sai valida. Ja iga teema juurde, kui ta soovis, ta sai ka mingeid teemasid või küsimusi siis lisada. Ja vist hakkaski seal teeraja peal nii-öelda käima, et alustas sealt kodust, et kuidas tal kodus on ja siis ta saigi seal erinevaid teemasid puudutada, et näiteks kodus õppimine või kodus vanematega suhtlemine või vanemate õdede vendadega. Ja siis liikus niimoodi edasi, kuidas tal koolis on ja niimoodi edasi siis tuleviku poole, et mida ta tahab üldse saavutada, et mitte ainult nagu koolis, vaid üleüldse, kuhu ta tahaks jõuda, mida ta peaks selle jaoks tegema, et puudutasime suht vähe igasuguseid tegelikult hindeteemasid, et sealt tuli ka välja, mis oli nagu ülihea minu arust, et näiteks oligi üks tüdruk rääkis, et ta tahaks kunstikooli minna või tahaks kunstiringis uuesti käima hakata. Siis vanemad olid, et aga sa pole meile seda kordagi maininud, et sa pole meile üldse rääkinud sellest. Ja siis ma olin mingi et vähemalt jälle üks asi on nagu korda läinud, et sealt tuli päris tihti välja tegelikult selliseid asju, mida lapsed ei olnudki vanematele nagu rääkinud, just seal ka nagu unistuste osas, et siis ma tundsin, et no nii, nüüd on nagu õige asi tehtud. Ja on see nüüd midagi, millega sa siis tuleval kevadel samuti arenguvestlustel teed või tahab see veel timmimist või et kuidas see nagu praegu on see leht, see teekond? See leht muutus juba siis, minu arust iga laps sai erineva lehe, sest et ma kogu aeg seda järjest niimoodi timmisin ja mõtlesin, et okei, seda tuleb muuta ikkagi, et ma kogu aeg seda järjest niimoodi muutsin. Ja praegu ma tegelikult ka tunnen, et ma natukene ikkagi tahaksin veel muuta, et ma arvan, et seal oli võib-olla natukene isegi liiga palju neid küsimusi, et võiks niimoodi kompaktsemaks tõmmata, et õpilasel oleks veel rohkem nagu võimalust ise rääkida ja tegelikult ma tahaksin, meil oli Viimsi haridustöötajate selline päev augustis ja siis meil käis Kati käis oma seda joonistustöötuba tegemas ja siis ma kohe mõtlesin, et nüüd ma pean veel selle ümber tegema ja ma tahaksin selle nagu veel õpilase sukeseks rohkem nagu jah, nii öelda, et õpilane saaks ise nagu oma teekonda ja oma asju sinna joonistada, et ma tahaks nagu seda veel ümber teha, nii et ma loodan, et ma nüüd see aasta natukene varem alustan arenguvestlustega ja saan selle asja tehtud nii, nagu ma soovin. No vähemalt see, kuidas sa räägid, tundub küll, et see arenguvestluste teema on sinu jaoks nüüd nagu muutunud hoopis selliseks põnevaks ja ägedaks, mida sa ootad on ju ees, et üks võib-olla selline ebameeldiv asi sai tänu siis Triinule positiivsemaks muudetud. Kellele sa soovitaksid haridusmentorlust? Ma arvan, et võikski pöörduda selline õpetaja, kes tunneb, et on kuidagi omadega tupikusse jooksnud, et nagu ei oska enam kuskile nagu ise minna ja võib-olla, miks mulle ka just Triinu poole või miks mulle nagu meeldis just, et väljaspool kooli kellegi poole pöörduda, et tal on nagu väga objektiivne või siuke ta nagu ei ole sinuga samas töökeskkonnas, et ta nagu kohe oskab midagi muud öelda, et ta võib-olla ei näe seda, mis sul seal koolimajas sees toimub ja ta võtab seda kõike täiesti nagu neutraalselt, et selles mõttes mulle väga meeldis.
ja võib-olla ka need õpetajad just, et kui sa tunned täpselt nagu mul oli, et mul oli nagu trots tekkinud selle asja vastu, et ma ei tahtnud seda enam teha. Ja nüüd ma jälle mõtlen, et nii tore arenguvestlusi tahaks teha, et jah, võiks siis, kui sa tunned, et sa oled tüdinud millestki, mis on nüüd tööalane tegelikult kohustus, et ma ei saa neid arenguvestlusi niisama ära jätta, et siis leida sellele lahendus. Et tore, et selline positiivne kogemus ja te jagasite ju seda ka siis avalikult, et kes tahtis sai jälgida teie teekonda ja ma usun, et sellest on juba ainuüksi sinu teekonna jälgimisest on kasu. Kaidi, aga mis ametid sul täpselt seal Haapnemes on? Kas sa oled lisaks klassijuhatajale, mida sa annad? Ma alustasin oma klassiga klassiõpetajana ja esimesed 4 aastat olingi nendega klassiõpetaja ja kõrvalt andsin siis vanematele klassidele matemaatikat. Aga kuna nüüd mu eelmine aasta siis mu klass jõudis 5. klassi ja nad läksid aineõpetajate kätte, siis kuna mina ei tahtnud neist väga loobuda ka, ei tahtnud uut klassi võtta, siis võtsin lihtsalt suurema koormuse matemaatikat. Et ma õppisingi ülikoolis, õppisingi klassiõpetaja erialal ja kõrvalerialaks oligi siis matemaatika mul. Nii et hetkel annadki ainult matemaatikat ja juhatad klassi, jah? Aga süda tiksub ikka sinna klassiõpetaja poole, et kui need oma tibud suureks saavad ja pesast välja lendavad, et siis on mõte võtta ikka uus klass? Ja mingi aeg kindlasti tahaks uut klassi ka, et kuigi mul ka tegelikult klassiõpetajana oli minu lemmikaine alati anda on matemaatika, pole midagi teha. See on siuke mul lemmik, aga ikka ma vahepeal väga igatsen seda klassiõpetaja rolli ka, et eriti kui ma vaatan seal näiteks tulevad need väiksed junsud ja teevad seal midagi ja kui armsad need on ja kõik need tööd, mis nad teevad, et mulle see kuidagi see kõikide ainete andmine väga-väga meeldis, et me saime teha igasugu erinevaid projekte ja kasvatada mingit taimi seal ja kõike see, et mul ikkagi süda on ikkagi seal klassiõpetaja juures. Ja üldõpetuse juures siis just selline lõimimine. Sa kirjutasid mulle, et sa ka siis sellist klassijuhatajate koostöökoda vead või kas sa algatasid selle või sa võtsid selle nii-öelda vedamise üle, et Haapnemel on ägeda nimetusega klassiõpetajate koostöökoda. Mis see on täpsemalt? Ja sinna käib ka ette üks eelstory. Seal ma käisin kunagi ülikooli ajal, ma ei mäleta, kas see oli ka siis esimene või teine aasta, me käisime Tallinna Inglise kolledžis, meil oli ka selline vaatluspraktika oli. Ma arvan, et see oligi esimene aasta, sest ma ei olnud minu arust seal tööle läinud. Ja käisime vaatamas ja nemad teevad seal seda BIP, see Primary Years Program. Ja neil on siis niimoodi, et osad klassid on eestikeelsed klassid, osad õpetatakse inglise keeles. Ja selleks, et siis, et neil ongi selline ühtne programm, et kõik ikkagi oleksid vahet üle, kas nad on eestikeelse või ingliskeelse õppe peal, siis kõigil oli seal see sama temaatika ja kogu aeg oli see sama töökava ja õpetajad tegid enda vahel või omavahel siis hästi palju koostööd. Ja siis nad näitasid meile seda, mis nad seal kõik koos teevad ja kuidas nad kõike seda koos planeerivad ja siis ma vaatasin niimoodi imetlusega, et issand, kas niimoodi tehaksegi nii äge, et ma tahaks ka niimoodi teha, et ongi mingi ühtne töökava ja siuke, kõik olid need teemanädalad ja projektinädalad ja siis kõik saavad kokku ja teevad koos neid asju, et nii äge. Ja siis, kui ma tööle läksin, siis ma avastasin, et see pole üldse nii. Igaüks pusib oma ette. Ja oligi nii, igaüks pusis oma ette. Ma olin täiesti šokis, et isegi nagu klassijuhatajad, klassiõpetajad, kes omavahel muidu väga suhtlesid, olid väga head sõbrad ka väljaspool tööd. Et isegi nemad ei teinud nagu koostööd ja ma olin täiesti siuke, et issand, see ei ole võimalik. ja siis, kui ma oma klassi võtsin, siis mul kuidagi ka paralleelidesse ei sattunud sellised õpetajad, kellega oleks hea koostööd teha. Ja siis ma pusisin hästi palju üksi. Ja ma üritasingi kusjuures selle sama programmi järgi tegema hakata. Et võtsin ka oma need teemanädalad ja üritasin niimoodi seda töökava ise siis pusida. Ja siis ma hakkasin oma asju niimoodi edasi pärandama. Et kõik, mis ma tegin, siis panin kasti ja siis andsin järgmisele, kes võttis seal 2. või 3. näiteks. Ja niimoodi need asjad hakkasid nagu edasi rändama ja siis ma hakkasingi kõiki nagu pushima, et teeme kõik koos ja hakkame nagu koos neid asju tegema. Ja siis ma eelmine aasta jalutasingi mingi aeg direktori kabineti sisse, ütlesin, nii, mina arvan, et me võiksime nüüd teha klassiõpetajate koostöökoja. Muidugi sinna ma lendasin ka väga suure entusiasmiga esialgu peale, aga tegelikult on ikkagi väga raske kõiki neid õpetajaid niimoodi käima nagu tõmmata või üldse nagu endaga kaasa haarata. Kui ei olda harjutud tegema seda. Just. Ja esialgu ma võib-olla natukene liiga entusiastlikult ka alustasingi kohe sellega, et ma
kuna ma ise olen suur üldõpetuse fänn ja mulle kõik meeldib, kui on niimoodi seotud ja teemanädalad ja kõik ained on niimoodi omavahel lõimitud, siis ma ka kohe näitasin neile nii, siin on see töökava, niimoodi me võiksime tegema hakata kõik. Aga siis ma sain aru, et okei, et see on natukene liiga suur muutus. Ja siis ma ütlesin lihtsalt, et okei, teeme lihtsalt Drive'i kaustad, jagage oma asju. aga jah, et sinna tasapisi tuleb, võiks rohkem tulla. Aga kuidas siis juhtkond selle vastu võttis selle mõtte, et kas nad tegid ka omalt poolt midagi, et te saaksite koostööd teha, et näiteks võimaldasid teile mingisuguse tunni, mingi augu kuskil või pigem on see selline hetkel praegu, et igaüks ikkagi teeb nii, kuidas jõuab? Eelmine aasta niimoodi, kuna see tuli niimoodi keset aastat, siis juhtkond ikkagi toetas ja siis meil nagu mingid konkreetsed sükest aega, et meil on teisipäeviti on sellised koosolekute ajad, et kõik teavad nagu arvestada sellega, aga siis oli ka pigem nagu ikkagi see, et mina lihtsalt ütlesin, et kuulge, tulge mu klassi, nüüd teeme midagi, või et lepime midagi kokku. Aga nüüd sellest aastast on pandud kord kuus, äkki oli isegi 2 korda kuus, et on pandud konkreetsed ajad, ongi kohe kalendrisse pandud, et võt, nüüd on see aeg, et nüüd saage kokku ja tehke. Aga kuidas on siis erinevate generatsioonidega koos töötada? Noorel inimesel panna nad ennast kuulama ja tegema võib-olla seda, nagu sina tahad? Kusjuures ma arvan, et ennast nagu kuulama panna ja selles mõttes see on väga lihtne, et nad alati nagu väga hea meelega kuulavad ja eriti mingid ideid ja mänge ja kõike, mida vähegi nagu jagada on. Aga natukene kurb on see, et nemad ise arvavad, et neil ei ole midagi pakkuda. Et ma nagu olen alati üritanud ka nagu selgitada, et isegi nagu, et see ei pea olema mingi väga uhke mingi tööleht või mis iganes mingi mäng, et ka kõik muu igasugused mingid mängulised tegevused või mingid liisusalmid või mis iganes asjad, mis tegelikult praegu võib-olla näiteks mingid, just mingi liisusalmid või mingid need näppude salmid, ma mäletan ühe kolleegi käest ma sain, et tegelikult mina neid üldse ei tunne ja pole nagu kunagi kasutanud, et selles mõttes on nagu äge, et nemad jälle pärandavad nagu sellist teistmoodi asja edasi aga nemad arvavad, et see ainukene asi, mida mina sinna ootan, kuidagi on mingid hästi uhked töölehed või mingi, ma ei tea, mingi kuskil Kahoot või Quizis või mis iganes, et selle sisendamine neile, et jagage ka muid või teine, midagi muud on nagu väärtuslik, et jah. Okei, see on väga hea tähelepanek jah, et võimestada ja julgustada juba ka kogenud siis õpetajad, et teil on mida anda, on ju, et ei pea alati kõike muutma ja kõik uus on vajalik ja põnev, et paneme need, kombineerime omavahel kokku kuidagi. Aga sa juba rääkisid siin või tõid sisse selle sõna mängulisus ja matemaatikatunnid, vähemalt need, need ideed, mis sa oled jaganud oma Instagrami kontol Kaidi klassiruum, et need on tõesti ägedad ja mängulised, et ma alustakski võib-olla sellest, et miks peab üldse siis matemaatikatund nii mänguline olema? Mina ise olen olnud juba 1. klassis saadik väga siuke mängufanaatik ja nagu samamoodi jälle, kui ma tööle tulin, siis ma mõtlesin, ma midagi muud ei teegi, kui ainult mängin. Aga kord tõsiasi on see, et neid mänge lõpuks sa jõua väga palju teha, eriti kui on 26 õpilast, et siis üritad, või nii palju kui vähegi võimalik. Aga mulle vähemalt on jäänud mulje, et lastele need mängud väga meeldivad ja tihtipeale ongi see, et nad tegelikult nad ei saa aru, et nad nagu õpivad, kui nad seda mingit mängu teevad, et kas või viimane kord see vähim ühiskordse leidmine, mis ma viimati panin, et kui me neid töövihikuharjutusi tegime, siis kõik olid, jälle peame seda leidma, et kuidagi nad olid juba nii tülpinud näoga seal, aga siis ütlesin, et nii, okei, annan teile paberit, kirjutage numbrid peale, nüüd hakkame sükest mängu mängima. Siis olid järsku kõik nii äksi täis, et saame mängida ja tegelikult see sama asi läks edasi lihtsalt kaartide peal, et nad ikkagi leidsid seda vähimat ühiskordset, lihtsalt nüüd nad ei pannud seda kirja. Et see mäng annab nii palju nagu juurde ja see teeb kõike nagu nii palju lõbusamaks, et see on hästi oluline. Kas võib minna ka niipidi, et õpetaja jälle see mäng, ma ei viitsi enam, teeme lihtsalt tööviikut või midagi? Ja mõne klassiga, kusjuures on ette tulnud küll, minu enda omad on nagu hästi harjunud ja neile hästi meeldib minu 6-ndikud, aga siis vahest, kui ma olen näiteks 8-ndikele teinud, et siis mõned on küll siuksed, et nad kuidagi võib-olla ka ei ole nagu harjunud nii palju
ja nemad on ka siuksed, et äkki teeks vähem mänge, et teeks seda, lahendaks ikka ülesandeid. Jah, ma just mõtlesingi, et kas sul on mingi selline vanus, mis sa oled märganud, et sealt alates enam justkui ei ole vaja neid mänge nii palju või et sobivad tegelikult kõigile, lihtsalt oleneb, kui palju, mida teha? Ja tegelikult sobivad kõigile, aga võib-olla jah, lihtsalt olenebki sellest mängust, et ka lihtsalt suuremad klassid väga ei viitsi enam püsti tõusta ja sellised aktiivsemaid mänge teha, et neile siuke sobib siuke rahulik tegemine. Ja siuke lauamäng, et okei, seda ma võin mängida. Aga kui natukene rohkem pead liigutama või midagi tegema, siis nemad nagu väga enam ei viitsi. Aga kirjelda oma loomeprotsessi, et need mängud, et kust sa inspiratsiooni saad, kas sa lood ise need kõik või sa ka kombineerid mõtteid? Ma täiesti kombineerin, et oleneb kuidas kunagi, et ma kõiki mänge ei tee alati ise, et ma päris palju leian ka, kuna matemaatika on siuke hea universaalne keel, et see on vahet ei ole, mis keelse asja ma võtan, et kõik numbrid on samad, et selles mõttes on hea kasutada ka alati ka mingit välismaist asja, et seda ma ka ikkagi päris tihti teen. Aga see loomeprotsess on kuidagi täiesti siuke hästi kaootiline tegelikult, mul on nagu, ma ammutan inspiratsiooni igalt poolt, mul on ma ei tea, Pinterest, Instagram, siis mul on mingid välismaised, mingid õpikud, ühed soomekeelsed õpikud taheti raamatukogus ära visata, siis ma olen mingi, andke mulle. ja siis ma kogun sealt, et seal olid näiteks hästi, töövihikus olid hästi toredad ideed pandud, siis ma olen mingi, okei, ma saaksin seda sama asja teha mingi muu teemaga. Et ka niimoodi. Ja tihtipeale, kui ma juba mingi siukse nagu põhja valmis teen või kuidagi mingi idee sünnib, siis ma üritan seda teha igale klassile kohandada. Et mul ongi nagu üks põhi on olemas, ma ongi, okei, et 8. saan selle kasutada ja 6. teen näiteks selle teemaga. Et kuidagi nii ta on. No see Instagramis need mängud on näha, et sa seal lõikad ja liimid ja kleebid ja lamineerid ja kõike teed, et millal sa seda teed ja kes finantseerib kõike seda? Kas sina ise või kuidagi kool ka paneb õla alla? Finantseerin ise, et jah, aga mul kuidagi ei ole nagu kahju ka, sest et ma tean, et kui ma selle asja ära lamineerin, siis ma saan seda veel nagu järgmine aasta ka kasutada. Ja kuna mul praegu niimoodi veel järjest klassid ka on 6, 7, 8, et siis ma teangi, et kui ma 8. midagi teen, ma saan järgmiste klassidega 2 aastat seda veel kasutada. Ja see aasta ka, eelmine aasta ma 6. klassi õpetanud, võtsin oma selle 6. klassi kasti lahti, vaatasin, jess, mul on mingi pusle juba siin olemas, mingi see on olemas, et nii tore oli kuidagi aastat alustada, et ma juba tean, et mul on mingid tunnid näiteks sisustatud või mingid mängud on tehtud juba. Aga ajaliselt enamasti teen seda, ma ei tea, lõikan tavaliselt neid kodus ja kuidagi peale nagu tunde, et ma mingi vahe üritasin kasutada ka seda, et õpilased aitavad mul mingeid asju välja lõigata sealt, aga ma olen liiga monk, ma ei suutnud neid mänge vaadata, eriti kui nad väiksemad olid, nad lihtsalt ei oska neid kääre käes hoida ja siis need kõik kääred on sakilised. Ja siis ma pidin neid asju ise hakkama üle lõikama ja siis mul läks poole kauem aega. Ma täitsa mõistan seda. Nii et siis ma ikkagi pigem nagu näen selle vaeva ja teen ise. Vahest ma olen ka mõned sõbrad lõikama pand, et kuule, viitsid aidata, et mul siin üks paar kääre veel, et hakake lõikama. Et on ka niimoodi aidatud. Aga ajalises mõttes ma natukene tunnen, et see veidi on ka nagu hobi, et mulle tegelikult nagu väga meeldib neid asju teha, et kõik on küll, et sa teed tööd jälle, aga see on kuidagi nagu tore, et ma tunnen, et see ei ole lihtsalt nagu ainult töö, et ma olengi siuke, see on nagu omaette loomeprotsess, mis on tegelikult nagu siuke mõnus. Ma küsin siia vahel, et kas sinu lemmikpood on ka koolitarvete pood, bürookaupade pood? Jaa. Kuidas sa kõiki neid oma õppematerjale säilitad? Sa mainisid, et kastike on 6. klassi kastike, et kuidas see nagu säilitus on? See on mu töökaaslased või üldse inimesed, kes kuulavad, saavad kindlasti kõvasti naerda. Ma olen väga suur karbikeste hull. Mul on lademetes karpe, mul on igas suuruses karpe ja ma üritangi, mul on kõik igasugused sellised lamedad töölehed ja lamedad mängud, need ma olen suutnud niimoodi kiletaskutesse panna, et need on mul tavaliselt niimoodi nädalate kaupa või teemade kaupa ära organiseeritud, aga kõik sellised asjad, mis on niisuguste pisikeste karpide sees, siis need ma kogun ühte suuremasse karpi. et jah, mul on nagu omad süsteemid. Omad süsteemid, jah. Aga siit kohe, kui ma nüüd mõtlengi edasi, et siis sul on nüüd see 6., 7., 8., need mängud tulevad, karbid täituvad, et kas üks hetk on ka oodata õppematerjali
Kaidi klassiruumi matemaatikamängud või midagi sellist, on see siis internetis või päriselt raamatus? See on mu suur unistus, kusjuures tegelikult, et kunagi tahaks küll köita nii-öelda kokku kõik need ideed, et jaa, ma ei tea isegi, kas köita kokku või kuidas, ma ei ole nagu veel suutnud seda välja mõelda, et kuidas see nagu välja peaks nägema, sest et väga palju on ikkagi selliseid ka, et kus on ikkagi vaja näiteks midagi lamineerida või midagi välja lõigata, et ma ei tea, kui hea idee see kokkuköitmine just on, aga midagi kindlasti tahaks kunagi kuskilt välja anda. Sest tegelikult on ju palju ägedaid õpetajaid, kes ka juba teevadki, loovad ise õppematerjale ja müüvad, et jälle selline väike lisatulu võimalus, pluss ongi, et see oma looming, sa oled nii palju tööd ja vaeva sinna sisse pand, et seda veel suuremalt jagada, et Instagramis on sul ka päris suur hulk jälgijaid kogunenud, aga need on ikkagi üldiselt sellised, ma eeldan, on ju siis nooremapoolsed, kes seda sotsiaalmeediat jälgivad. Et äkki see võib-olla sellisem traditsioonilisem siis mingi viis aitab jõuda ka juba nendeni, kes ei jälgi seda sotsiaalmeediat nii väga. Et soovitan kindlasti kuulata meie saadet õpetaja Kristi Lõbuga, Avinurme inglise keele õpetaja, kes on andnud siis palju juba raamatuid välja, ma ei teagi nüüd, mitu tal juba on ja igast kaardid ja minu arust 3. nüüd see inglise keele riigieksami oma ja ühesõnaga, et palju ägedaid eeskuusid on, et küll see lahendus ka tuleb sinuni. Sa mainisid, et see selline lõikamine ja lamineerimine ja see loomine, et see on nagu hobi sulle. Aga sellega on üks oht, et seda võib kõik ikkagi liiga paljuks saada, et mida sina teed, et sellist töö ja eraelu tasakaalus hoida ja oktoober on vaimse tervise kuu, et kuidas sa oma vaimset tervist õpetajana hoiad? No varasematel aastatel mul on kohati, tunnistan ausalt, selle vaimse tervise hoidmisega natukene probleeme olnud, et ma olen nagu hästi palju enda selliseid asju nagu tagaplaanile jätnud ja tähtsustanud nagu oma tööasju, et ma pean nüüd kindlalt homseks valmis saama mingi asja. Aga nüüd ma selleks õppeaastaks võtsin endale eesmärgiks, et ma ei ütle kogu aeg nii lihtsalt ei oma asjadele, et ma ei saa kogu aeg mõelda, et ma olen nii väsinud või et mul on veel midagi vaja teha, et ma ikkagi olen oma hobidega üritanud siis tegeleda. Ja minu üks väga suur hobi ja täielik siuke stressimaandaja ja väljalülitaja on keraamikaring, kus ma käin. Ja keraamikaga ma olen tegelenud, ma arvan, et äkki 7. klassis saadik või midagi sellist, et see on kuidagi siuke asi, mis on nagu täiesti minuga lapsepõlvest saadik jäänud, kusjuures puht juhuslikult kuidagi sattusin sinna Saviringi maal ja polnud nagu midagi muud seal meil teha ja siis olen sellega nagu aastaid jätkanud, et kui ma muidu kuidagi hästi palju ikkagi mõtlen tööle ja isegi kui ma jalutamas käin, siis ma mõtlen oma mingit tööasju või teen sporti, siis ma ise ka võimastan, et issand jumal, et mul on nii raske seal trennis ja ma ikka suudan vahepeal mingile lapsevanemale kirjale mõelda, siis keraamikaring on küll selline, kus ma täiesti nagu 0 mõtet tööstan, kui keegi just ei küsi midagi töö kohta. Aga muidu on küll täiesti siuke mõnus, lülitan ennast välja ja plätserdan oma saviga seal. Kas ma eile äkki just nägin, sa jagasid ka ühte imeilusat taldrikut, et vaatasingi, et vau, et kui äge, et oma kätega loodud selline iludus, et kas sa kuidagi jagad ka seda, mis sa teed, et sa seda õpetaja poolt väga palju jagad Instagramis, aga just seda käsitöö poolt näiteks? Vahest oma isiklikul konto, kuigi nüüd ma olen selles oma klassiruumi kontos ka natukene rohkem jaganud, aga vahest ikka panen uhkustamiseks mõne pildi üles, kui ma tunnen, et kuidagi olen rahule jäänud mingi asjaga, aga võrdlemisi vähe ikkagi. Aga väga äge oli näha, mind küll inspireeris, ongi see, et mitte, et ma nüüd kohe läheks ise Saviringi on ju tegema, aga lihtsalt selline meeldetuletus, et tegele sellega, mis sulle meeldib, et see on nii oluline. Ja sporti sa ka mainisid, kui ma Haabneme kodulehe lahti lõin, siis ma vaatasin, kas seal olid aineühendused äkki ja otsin, et kus sa siis oled, siis ma leidsin su seal liikumisaineühendusest, et mis sporti sa siis teed? Ja see natukene on aegunud info seal vist veel. Mind tegelikult nüüd tõsteti liikumisaineühenduses, tõsteti kahjuks reaali üle, aga tõesti muidu ma olin varasemalt kõik need aastad olin liikumisaineühenduses. Aga ma enamasti käin lihtsalt rühmatrennides ja meeldib ka joosta. Et kuna ma olen ka Pärnu 2 Silla klubis vabatähtlik aastaid juba ja siis me korraldame ka selliseid jooksuüritusi, siis me ka ise osaleme teiste jooksuüritustel hästi palju, et nii Eestis kui ka väljaspool Eestit, et siis siuke ka natukene motiveerib jälle natuke rohkem jooksma.
aga mis oli võib-olla see põhjus, mis pani sind siis neid oma asju rohkem tähtsustama, kas kõrvalt anti sulle märku, et kuule, sa oled ära kadunud või sa ise märkasid, et hakkad väga töösse uppuma, et mis oli võib-olla see, mis sind siis pani sellel aastal võtma seda oma aega eesmärgiks? Ma arvan, et pigem vist isegi teiste kommentaarid, et kuidagi, et oled nagu veits kadunud ja siis, kui mul keraamikaringi juhendaja ka ütles, et oi, et sind pole nüüd jälle mitu nädalat näha olnud, siis mõtlesin, et oi, et tõesti, kas jäi nii palju vahele, et kas ma tõesti iga nädal canceldasin ära. Ja siis ta oli, jaa, sa käisid viimati eelmine kuu. Ja siis ma tundsin, et okei, et nii ikka ei saa, et ma ikkagi pean selle oma aja võtma. Ma just küsin sellepärast, et sul nüüd 7. aasta on ju ja et 7. aasta, et noor õpetaja üldiselt ju 5. pealt kukub ära just, kui hetkel on meedias selline arusaam ja see läbipõlemine on seoses palgateemaga siis ka esile toodud, et mida teha, et need noored õpetajad püsiksid seal koolides, et on sul midagi võib-olla selle teema kohta öelda, et mida noor õpetaja saab teha, et ta siis ikkagi püsiks seal koolis ja et ta ei põleks läbi, et ta ei tahaks ära minna? Mina arvan seda, et oluline on mitte ennast teistega võrrelda. Et kui sa ennast teistega ei võrdle ja kogu aeg vaatadki ennast nii, nagu sina nagu oled ja teed, et ma annangi endast ju praegu parima, et ma ei tee ju midagi halba, et võib-olla see, et ma nüüd ei jõua homme teha, ma ei tea, 2 mängu, et see ei ole ju nii hull kui see, et ma lihtsalt üldse lähen sinna klassi, et olen lastele olemas ja et ma olen see rõõmus õpetaja seal. Et ma arvan, et kui see võrdlusmoment ära jätta, siis on endal kohe tunduvalt kergem olla ja niimoodi saad rahulikus tempos minna. Et kas see sisuloome pool on positiivne kõik või on sealt ka tulnud mingeid selliseid negatiivseid pooli, et kuule, jälle sa teed liiga ägedaid asju või ma ei tea, ma ei kujuta ette, et... Ei, see on ka pigem on siuke hästi positiivne olnud, aga ma nagu vahepeal ise tunnen ennast jälle, mul tekitab natukene süümekuid, et kui keegi nüüd viimane postitus ka siis üks endine kursajad kommenteeris, et umbes, et sa oled nii äge õpetaja siuke, siis ma ise tunnen, et no jaa, aga me tegelikult ei tee, et ma näitan neid, et ma teen neid mänge, aga see ei ole ju niimoodi, et me päevast päeva ainult mängime, et siis ma jälle natukene tunnen kuidagi ennast halvasti, mõtlen, et no jaa, et tegelikult me ei mängi päris iga tund 24 või nagu see 45 minutit järjest, et selles mõttes see Instagram on küll nagu äge koht ja näitad seal oma neid mänge, aga et see ei ole ju päris reaalsus, et ma ei tee ju neid kogu aeg. Et selline meeldetuletus, et ära võrdle ennast Kaidiga Instagramis on ju, et Kaidi, et seal on tõesti, see on ju see highlight reel, et kõik need ägedad asjad, et me ju ei postita seda, kui meil on raske päev ja täna on ainult õpik töövihik päev, no vot selline päev, ma usun, et neid on meil kõigil. No just on ju, et jälle, et noortele õpetajatele ja kõikidele, et ma lihtsalt ise kipun ka vaatama, mida kõik õpetaja kontodelt teevad ja siis mõtlema, et ma võiks ka nii ja ma võiks aga mulle väga meeldis see, et ära võrdle ennast teistega. Ja ma tean, et siin Karinil oli ka üks küsimus just selle, et kuna sa võrdlemise teemad puudutasid, et siis võistlused ka, et matemaatikas need mängud ja võistlused. Tere Kaidiga minu poolt ja esitan sulle mõned küsimused. Oota, nüüd ma kaotsin ta ära jälle. Aeg-ajalt korraldad ka nii-öelda võistlusmänge, kus tekivad võitjad, kaotajad, et kuidas lapsed tulevad toime emotsioonidega ning kas need üldiselt on sellised asjad, mida sa soovitad, on need in või out sinu jaoks? Jah, tunnis siis võistlemine ja selline võistluse teema, et mis on sinu mõtted selle teemaga? Ma olen sellega hästi palju kokku puutunud küll ja ma väga hästi tean, et Grete Aro ütleb, et see ei ole üldse hea seal tunnis, aga mulle ikkagi natukene meeldib teha ja tegelikult enamus õpilastel ikkagi ka see väike võistlusmoment meeldib. Küll aga ma olen nagu üritanud, et see oleks natukene rohkem õnnemäng, kui siuke otseselt võidumäng, et seal küll tekib võitja, aga et see ei ole justkui teadmiste peale, et sul ikkagi peab natukene nagu õnne ka olema, et näiteks on selline mäng nagu põmaki, mis mulle väga meeldib, et lapsed hakkavad sealt neid pulki võtma topsist, kus on siis mingi tehe või mingi sõna, mida nad peavad siis, ma ei tea, pöörama või silbitama
ja kui nad selle ära teevad, nad saavad selle pulga endale. Ja mängu võidab see, kes saab mängu lõpus kõige rohkem pulki. Kui nad siis valesti vastavad, nad panevad selle pulga tagasi. Aga seal karbi sees on ka sellised pulgad nagu põmaki. Ehk siis, kui sa selle saad, sa pead kõik oma pulgad tagasi panema. Ehk siis tegelikult jumala tihti on olnud see, et see kõige tublim õpilane, kes on hästi palju neid pulki saanud, paneb enne mängu lõppu, paneb kõik pulgad tagasi ja võidab tegelikult mõni õpilane, kellel on suht vähe pulki kogutud. Ühesõnaga, et on ka nendel õpilastel siis võiduvõimalus, kes tegelikult seal nii palju neid pulki ei kogunud. Aga ma kujutan ette, et need emotsioonid on laes seal, see pinge on ju, et ongi, ma olen võidule nii lähedal ja nüüd sain selle põmak ja kõik läheb. Et kuidas sa nagu sellega siis, mis sa teed, kuidas sa õpetad lapsi nende suurte emotsioonidega toime tulema? Üldiselt nad kuidagi, kui ma seal niimoodi ütlen pidurda või rahune või kuidagi näitad seal rahulikult kätega, et selles mõttes nad lähevad hästi elavaks küll, väga-väga elavaks lähevad ja väga ruttu, eriti kui need mängulised hetked sinna tulevad. Aga samas ma nagu ka leian, et mingilt määralt natukene, las nad ollagi siis seal elavad ja las nad korra siis kisavad ja siis võtame jälle selle tempo ja kõik selle nagu maha. Et eks ikka on mõni õpilane, kellele tõesti üldse ei meeldi sellised asjad ja jääb sinna natukene mossitama, aga siis lähed sinna korra natukene juurde ja ütled paar head sõna, et siis tavaliselt lähevad kuidagi need suunurgad ikkagi ülespoole. Ja kui ikkagi lõpus saavad ikkagi mängu lõpus, kõik saavad kommi, mitte ainult võitjad, siis see ka alati töötab, et ka on alati väga hea kõigil kohe hea olla. Instagrami vahendusel oleme kursis, et sul on suurepärane ilu ja kunstimeel. Kus sa oled seda kõike õppinud ja kust ammutad ise inspiratsiooni? No see inspiratsiooni teema meil oli, aga see alguse pool, et kust oled õppinud seda Instagrami tegemist, sisu loomist? Ega tegelikult väga ei olegi. Ma ütleks, et mu see Instagrami konto on ka väga kaootiline, et mul ei ole mingit mina näen teatud mustrit sealt ja sellist nagu sätitud. Mingil määral ja mulle selles mõttes mulle meeldib, kui on sätitud ja ilus, aga see ei ole alati nii olnud. Et ma alustasin niimoodi kuidagi natukene teistmoodi, et see mingi kindel see ääris ja kõik see on nagu tulnud poole pealt, aga täitsa, ma ei tea, oma ette lihtsalt kuidagi pusin, et ma räägin, et selles mõttes, et pigem on seal nagu kaootiline, igasugused mingid postitused asjad, et ma ei ole väga kui mul on tuju, siis ma võin sinna pommitada räigelt neid postitusi, vahest on lihtsalt nii kiire, siis ma olen seal tükk aega täiesti vait, mitte midagi ei tule sinna. Ja siis ma saan sealt tuttavad, kes töötavad sotsiaalmeedialal, siis kui ütlevad, et issand, sa lõhud oma algoritmi ära niimoodi, et nii ei tohi teha. Ma mingin, mis seal ikka. Aga täitsa lihtsalt, ma hästi palju kasutan Canvat, et sealt on minu enamus mingid Reelsi, näiteks need põhjad on sealt pärit, et lihtsalt vaatab, mis parajasti silma jääb, mis tundub siuke mulle sobiv ja siis neid nagu kasutan. Aga on sul mingi kindel eesmärk ka sellel Instal või ongi see sinu virtuaalne päevik lihtsalt endale talletamiseks või? Pigem ma tegelikult tegin esialgu ikkagi selle eesmärgiga, et lihtsalt jagadagi neid erinevaid ideid ja mõtteid, et kindlasti on endal ka kunagi hea jälle vaadata, et no nii, mis ma siin teinud olen aga pigem ikkagi see, et teistega jagada neid ideid, et kuidas veel saab ja mida teha ja ma kuidagi lootsingi, et sealt tekibki siuke äkki võib-olla natukene nagu kommuun ja kõik nagu see, et keegi jagab seal veel midagi või kuskil seal kommentaariumis kirjutab midagi, et keegi saab sealt veel mingi idee, et siuke eesmärk. Aga toimub seda? On see selline kommuun tekkinud? Mingil määral võib öelda, et jah, et mul on seal mingid kindlaid inimesi, kes tihtipeale seal ikkagi nagu reageerivad ja vastavad ja kirjutavad, aga pigem ikkagi vähe, et see mõttes, et seal kommentaarides seal väga palju nagu selliseid vastuseid ei ole ja keegi seal väga sõnakas ei ole, et veel on ruumi. Eesti õpetaja on ikka tagasihoidlik, seda teame meiegi omast käest. Hea kuule, kui sulle meeldib see saade, pane pöial püsti. Kõik need jutud, et ikka jaga ja kommenteeri ja see sotsiaalmeedia töö, et jah, et see on nagu ikka täitsa täiskohaga töö, kui sa tahad, et selline grupp või see kogukond tekiks ja tekiks see suhtlus ja arutlus on ju, aga põhitöö kõrvalt seda vedada, et võtabki lihtsalt kõik aega. Aga ma võtan praegu järgmise Karini küsimuse, see on mulle ka nüüd üllatus, mida Karin küsib. Karinit kahjuks siin meil ei ole, aga mõtetes on ta meiega, et ta ikka valmistus ette saateks.
palun räägi oma to-do-listidest. Milleks on need olulised ja kellele sa neid soovitaksid? Minu to-do-listid on lõputud. Mul on igal pool to-do-listid. Mul on, küll ma teen neid sticky note'idesse, siis ma teen neid oma telefoni sinna notesidesse, siis ma teen neid oma märkmikusse, sest et ma arvan, et ma olen maailma kõige suurem udupea. Mida pole kirjas, seda pole olemas. Et mul on tõesti, ma isegi kui ma tööl kõik asju valmis ei saa, siis ma teen väikse sticky note'i, nii kirjutan kähku sinna oma asjad, panen selle telefoni sinna kaane vahele, siis ma lähen koju vaatan, nii, mis ma nüüd tegema pidin hakkama, nii, okei, see on vaja sisse kanda, see on vaja teha, homseks on vaja mingi asi veel kuskilt otsida või teha. Et mina olen väga suur to-do-listide harrastaja. Õnneks need enamasti saavad tehtud ka, aga see on ka kuidagi siuke hästi mõnus, et ma saan, väga hea, ma sain jälle oma linnukese kuskile kirja panna. Et siuke hea. Ja ma soovitaksingi neid mitte ainult õpetajatele, vaid üldse siis inimestele, kes on samasugused udupead nagu mina. Et kui asjad kipuvad võib-olla tegemata jääma või üldse tähelepanuta, et siis on hea, kui need asjad on kuskil kirjas. Ja nüüd ma sellest, või nüüd kui mul niimoodi klassiõpetajana ei ole, siis tegelikult mul esimesed paar aastat oli ka täiesti selline to-do list, et mis ma nagu hommikuti tegema pidin või mis mul nagu esmaspäeva hommikune to-do list oli, et meil oli näiteks see, et me otsisime iga nädal mingit sõnaraamatust, siis mul oli seal, et vaheta see sõna ära, siis me otsisime gloobuselt riiki, siis mul oli vaheta gloobuses riik ära, et mul oligi nagu mingi kindel siuke rutiini see, et ma teadsin, et ma pean need hommikul kõik asjad ära tegema esmaspäeva hommikul, siis mul on nagu nii-öelda nädala asjad jälle tehtud. Õpetad sa kuidagi neid liste ka oma õpilastele tegema? Kasutad sa näiteks, mina kasutasin sellist asja, et ma panin on ju tunni tegevused siis tahvli peale nurka niimoodi märksõnadena kirja ja täpselt samamoodi, et kui me siis ka tunni jooksul mingi asja ära tegime, siis tihti sai mõni õpilane tulla või ma ise tõmmata maha selle või teha linnukese, et see rahuldus ja õpilasel on kogu aeg see silmades ka on ju, et ta näeb, kuidas meie tund siis läheb, et mis teda ees ootab ja mis on juba tehtud. Selle ma sain õpetaja Natalia Sinakovalt selle idee, kes meile vene keele tunnis seda tegi ja näha oli, et see õpilastele väga meeldis. See on väga äge idee, seda tahaks isegi katsetada, aga ma pean tunnistama, et ma arvan, et ma olen õpilastele pigem suht vähe seda to-do-listide asja edasi andnud, et mis mul kohe ette tuli oli siis, kui me distantsõppel olime, et siis me küll hästi palju nagu kasutasime seda ja mina tegin neile selle ette, et nad said selle kas siis välja printida või endale kuskile panna, siis nad said neid linnukesi teha, et siis mul oli küll neile ette antud siuke nii-öelda to-do-list, aga sellises igapäevases tavaõppes ei ole ja kuidagi üldse nagu ette tulnud. Okay. Kõik sinu töölehed, mängulauad, mida iganes seal Instagramis näeb, on imenunnud ja armsad, isegi need, millel on koletised. Mis programme sa kujundamiseks kasutad ja jaga ka palun ideid, et kuidas sa kõik need mandrid ja keerulised kujundid välja lõikad, et käed on pidevalt villis või on sul päkapikud abis? Sa juba mainisid seda, kas on midagi, mis sa tahad siit lisada selle kohta? Ma nii palju lisaksin, et ma enamus töölehti tegelikult koostan PowerPointis, et see alati tundub siuke hästi veider kõigi jaoks, et issand, et kuidas sa seal saad teha, aga soovitan kõigile 10 korda lihtsam, 100 korda lihtsam, kui on Wordis näiteks teha, et tõesti PowerPointis saab muuta selle vaate, saab A4 peale panna ja seal on tunduvalt lihtsam kõikide nende kastikestega ja piltidega majandada, et neid on seal tunduvalt lihtsam ümber tõsta, üksteise taha panna, sättida, et see on täielik elumuutev oli minu jaoks, kui ma seda hakkasin kasutama, et ma esimene aasta ka kõik asjad tegin Wordis ja ma olin nii hädas ja see oli ikka täielik tüütu tegemine. Ja kui ma ühelt maalt avastasin, et neid asju saab teha PowerPointis, siis tõesti hoiab kõvasti aega ka rohkem kokku. Tahtsin veel seda öelda, mina mulle väga meeldib asju sorteerida ja hoiustada ja mul on kõik asjad silditatud ja teemade kaupa tehtud, siis algklassides esimesed paar aastat, siis mul on lausa niimoodi, et mul ongi need teemanädalad ja siis mul ongi kõik asjad on nädalate kaupa reaalselt hoiustatud, et mul on kindlas kohas, mul on iga teema ploki kohta oli eraldi mapp, siis ma võtan selle mapi lahti, siis mul on see teema plokk, ma tean täpselt, mis nädalal, mis asjad mul seal on mingites ainetes ja siis ma saangi väga lihtne praegu ka, kui kuskilt midagi leian, ma võtangi selle mapi lahti, võtan siit
selle nädala ma näen, et seal me õppisime, ma ei tea, 2 paikseid, siis ma saan ka oma selle konna asja näiteks täpselt sinna õige nädala peale panna. Aga nüüd matemaatikas ma olen lihtsalt asju hoiustanud teemade kaupa, et ma teangi, et mul on teemade kaupa need asjad seal mapis või kuskil. Ja siis ma olen, lihtsalt võtan selle lahti, vaatan üle oma mingid asjad. Ja siis ma näiteks mängudele olen ka peale pannud, et kui mul on need mängud kuskil niimoodi karbis, et ma tean, et mul on kuskil, ongi mingi silt, et mille kohta see on. Ja ma olen üritanud ka sellise mingi aja peale panna, et näiteks, ma ei tea, 12. nädal, et ligikaud näeb, kui sa võiksid seal olla, et siis ka natukene tead arvestada või vaadata, et kuidagi muidu võib ka jääda, et mul on tihtipeal tegelikult ka mänge jäänud niimoodi, et mul jäävad need 2 silma vahel või ma unustan ära, et need seal on. Et siis on ka nagu hea, et kui sul on mingi selline, mingi märksõna või mingi siuke asi on seal peal. Ja üks imeline abivahend veel, millega on väga hea oma asju sorteerida, on need lõõtsamapid, kuhu saab ka näiteks kas siis nädalate või mingite teemade kaupa panna, et neid lõõtsamappe on ka igasuguseid igas erinevas suuruses, et ka nendes on hästi hea hoiustada kõiki oma asju. See nüüd ei ole kindlasti reklaam, aga mis poodi sa kõige rohkem külastad? Ostad sa neid igasuguseid asju internetipoest, helistad või ikka kuskilt koha pealt käid, uurid ja katsud? Ma enamasti ikkagi ostan kuskilt koha pealt, et hästi palju saab büroomaailmast ja ka mingid näiteks Tigerist on hästi palju sükseid odavaid ja ka tihtipeale, aga seal lihtsalt on, ei pruugi alati olla, et kuna seal on siuke vahelduv kaup, et siis aga enamasti ikkagi on vedanud, et on sealt ka saanud midagi. No büroomaailm ka üks minu lemmikuid, nii et siit üleskutse toetage õpetajaid, kes on tublid ja ostavad tõesti oma raha eest materjale, et lastel oleks koolis lõbus õppida ja mänguline. Ma arvan, et me võiksimegi sinuga tegelikult rääkima jääda, sest mulle tundub, et meil on väga palju sarnasusi, läheb me äkki koos, meil on veel natuke aega büroomaailma. Aga... Ma võin sulle näidata häid karpe ja pastakaid. Just, et jaga oma nippe ja trikke, aga meid ootab täna õhtul ees üks tore kohtumine, kus me sinuga veel ka loodetavasti saame koos kohvi juua ja näha, et seniks sulle palju jõudu ja jaksu ja ikka sära silmadesse ja et sa selle pimeda ja pika aja nüüd siis oma ilusate värviliste karpide keskel üle elaksid, et kevadele vastu minna. Ja aitäh! Aitäh, et saatesse tulid ja järgmise korrani! Kuulmiseni! Väga hea, et sinu kuulmiseni läheb. Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna taskuhäälingule hoogu juurde. Täname sind, kui hakkad Patreonis meie sõbraks ning püsiannetajaks. Aitäh sulle!